Nii et hakkame pihta. Esimene on armastus. Ja armastuse energia. Üks inimlaiiti mõistetav termin ja arusaam ja arvamused ja oletused, uskumused ja tunded. Aga mis ta siis on, kust ta tuleb ja kuidas me saame seda kasutada, mis on meie endi sees ju olemas, see armastuse energia. Minu jaoks, kui me siia nüüd algusesse toome nagu sutsu sellist tehnilist poolt ka sisse, siis armastuse energia või algallikas või siis algteadvus on tegelikult mitte manifestatsioon, mis tähendab seda, et ta on liikumatu kõike teadvel energiakvanta, mis lihtsalt on. Seal puudub isegi liikumine. Ja see on niivõrd puhtas, autentses ja loomulikus vormis, et meil lihtsalt endal võib-olla siin sellises inimkehas ei tekki isegi võib-olla seda ettekujutustki olla sellises seisundis. Kes teavad sellisest sümbolist või on kuulnud sellisest sümbolist nagu Trinity või püha kolmainsus, siis armastuse energia lähtubki magnetilise ja elektrilise faasimise tasakaalust. Ja siis mitte manifestatsioon oleks justkui see nagu neutraalne. Teadus ja vaimsus käivad käsikäes. Iga vaimse praktika taga on teadus ja iga teaduse taga on vaimsus. Ja armastuse energia on kõige selle vahel. Kogu aeg. Mida iganes me ei tee. Armastuse energia on ka seal, kus on kõige suurem vihkamine, kurjus. See on niivõrd tingimusteta energia, et see imbub kõigesse, kõikjal. Ainuke küsimus on see, et kui palju me sellele pihta saame igapäevaselt elades, kui palju me sellele energiale, mis siin ruumis on, mis meie sees on, mis meie aatomite vahel on, mis siin igal pool, palju me sellele pihta saame kogu aeg. Sest me võngume kogu aeg mingitel sagedustel ja palju seal on seda resonantsi, palju on seal seda mitte-resonantsi. Armastuse energial ma olen teinud ka päris sellise põhjaliku ja oma arusaamal põhineva blogipostitused, kui te olete käinud mu kodulehel anderopebre.com, siis seal on selle kohta nagu veel detailsem kirjeldus, et võite seda lugeda. Paaris suhtes kõige olulisem me teame ju, et on see, et me peame iseennast armastama, peame iseennast olema leidnud, iseendaga hästi läbi saama. Ja siis me saame seda tunnet jagada teistega. Et see käib ainult läbi andmise. Sellel hetkel, kui me hakkame mõtlema, kust me saame ja kust me leiame, siis me hakkame otsima ja me otsime tegelikult midagi endast väljaspool. Kui me oleme saavutanud endaga selle rahu, selle tasakaalu, me oleme leidnud üles iseennast siin keerulises maailmas, siis on meil nii hea vundament, mille pealt edasi luua ja mille pealt me lihtsalt loomegi endale sarnase partneri. Me ei tõmba seda sarnast partnerit enda külge nagu magnet, vaid me lihtsalt loome ta, kuna meie see alusplatvorm, mille peal me kõnnime, kannab konkreetset sagedust, ehk siis sarnane loob kogu aeg sarnast. Kui sa oled katki ja vaevled mingil isiklike probleemide küüsis ja ka endaga ei ole läbisaamist, siis sa ka vastavalt lood täpselt sellel samal sagedusel partneri. Ja kui me ei ole leidnud või ütleme, kui siin on väga palju inimesi planeedil, kes on juba teatud vanuses ja ei ole siiamaani stabiilset elu leidnud, ei ole siiamaani endale seda nii-öelda hingesugulast leidnud või seda armastust, mida otsitakse, et siis tegelikult see näitab seda, et meil on vaja kuskil endas midagi muuta, meil on vaja endal asjad korda saada, meil on vaja mentaalselt, emotsionaalselt mõista, kus on midagi, mida ma saan muuta. See on pidev eneseareng, see on pidevalt sellega teadlikult tegelemine.
seega armastage iseennast, et ütleme, need kohad, mis ma võib-olla ennem sain varjus hoida, siis nüüd ma enam neid ei saa. Oma maailmavaate mitte peale surumine. Ja see on see mõistmise ja tunnustamise koht. Ehk siis oma lähedastega kontakti loomine just selle mõistmise osas, et ma aktsepteerin oma lähedaste arvamust, ma aktsepteerin oma ema ja isa, oma vanema, vanaisa arusaamasid, sest ega nende elu on olnud hoopis teine, mis täna meil siin. Me ei saa neid inimesi muuta, nad on valinud seda elu elada seekord nii. Ja meie saame ainult välja lasta enda poolt see energia ja siseneda ruumi oma tasemel energiaga ja mitte laskuda selles mõttes oma lähedaste inimestega vaidlustesse, mis puudutab siis erinevaid maailmavaateid. Et see puhas sära ja nüüd seda on väga keeruline ja raske, ma näen täiskasvanutel tuua kaasa enda elustiili. Et kõik see pinge ja töö ja kohustused, et see elusära on näha, kuidas paljudel inimestel kaob ära aastatega. Mängulisus ja lapselikkus, et see tuua ikkagi kaasa endaga kogu aeg. Et ma arvan, et see on äge. Ja me teadvustame, teame, et tänulik olla on tervislik. Aeg on illusioon, eks seda me teame. Et aeg on küll lineaarne siin ja aeg on multilineaarne. See tähendab seda, et kuna meie isiksused on multiparalleelsed ja multitõenäosuslikud erinevates reaalsustes, muidu me selliseid huvitavaid unenägusi ka ei näeks. Ma austan ja respekteerin teisi inimesi, asju, olendeid ja olenemata sellest, mis on kellegi või millegi arengu aste. Igalühel on oma aeg. Ja kui me näeme ka selliseid asju, et teiste valikud või lähedaste inimeste valikud ei ole meie jaoks mitte kuidagi aktsepteeritavad või me absoluutselt ei saa aru sellest valikust, et kuidas saab üldse selliseid valikuid teha. Et siis see paneb proovile meie kõrgema respekteerimise kvaliteedi, milline meeletu eelarvamuste rägastik on ühiskonnas. Me näeme ainult neid tagajärge, miks inimesed nii käituvad või teevad või ütlevad, aga me ei teada võib-olla seda story't, kus see alguse sai. Ma ei tee ise endale vaimset ega füüsilist kahju. Ma ei tea, ületöötamine on ju konkreetselt mitte iseenda austamine või mitte endast lugupidamine. Et ma lihtsalt nagu selle tehtud töö või siis raha või finantsi nimel viin oma keha äärmuslikesse seisundisse lihtsalt, et siis rahuldada niisuguseid hetkelisi finantsilisi vajadusi, et see ei ole eneseaustus. Ma toetan mingi oma tegevusega looma, linnu või taime või mis iganes liigi väljasuremist või tapmist või ohverdamist. Eks siin on ka teadlikkuse küsimus inimestel, et paljud ei pruugi isegi teada, mida nad tegelikult teevad. Võtame tänapäeval meditsiini arstid ei tea tegelikult, mida nad teevad päriselt. Tõsine probleem ühiskonnas. Me ei võta vastutust. Mitte millegi eest praktiliselt. Isegi mitte selle eest, mida me ise teeme, rääkimata sellest, mis siis meiega juhtub. Siis on oluline teadvustada oma siinoleku tähtsust ja olulisust. Sest kui me siin seda teadvustame, siis muutub ka vastutus. Elu ära elada ei ole keeruline. Seda võib elada mustmiljon moel ära kuidagi. Aga elu ära elada oma missiooni ja vastutusega, see on meisterlik eluviis. See ongi meisterlik eluviis. Ja ühelgi tegelikult süüdistamisel ei ole mitte absoluutselt ühtegi õigustust või otstarvet. See, et keegi ei võtnud vastutust või keegi on rumal ja loll või mis iganes, et see on siis selle konkreetse isiku nagu teema või see ära lahendada. Kui palju me süüdistame lähedasi inimesi, kujutage ette, see on tegelikult meeletu. Kas me nagu oleme üksteise mingid vastased või teeme koostööd? Harmoonias, armastuses paar või teil on see, et kumb saab kellele ära panna. Et kumb siis lõpuks oli see, kes unustas selle panna õhtul pesud kuivama. Meeletu siukene kompimine käib ja see käib nii alateadlikul tasandil. Ohvri rollist loobumine. Seda rolli kannavad paljud. Ja see on tugevalt sisse kirjutatud,
ei ole me mingisugused ohvrid siin midagi, et me ise vastutame, tegutseme. Meil on vaba valik ja võime oma meelt ikkagi päris korralikult vangistada ja vägistada. Lihtsalt loobuda muretsemisest. Kõik, mis seondub muretsemisega, ei loo mitte midagi, mürgitada ainult iseenda meelt. Hirmu programmeering on niikuinii siin infoväljas tugevalt talletanud. Loomulikult see on meis kõigis sees, kui palju kellelgi. On hetki, kus peab ka elus võtma, kuidas ma ütlen, kaalutletud riske. Kui sa näed, et see risk on sinu arenguks ja eluks vajalik. Karta, eksida või teha valest valikuid, sa lihtsalt viid ka ennast sellest joondumisest kõrvale. Sul on pidev hirm, et midagi läheb valesti. Ja viletsusest vabanemine, ehk siis see puudusteadusest vabanemine või sellise vaese mõtleva inimese mentaliteedist nagu vabanemine on ülioluline tegelikult see, et meie ümber olevad inimesed peavad siis olema vastavalt sellisel level või tasandil, mida sina luua tahad. Et kui sind ümbritsevad sellised katkised inimesed ja ka finantsiliselt vaesed inimesed ja sa nendega igapäevaselt suhtled, siis tõenäoliselt sul on päris keeruline nagu ka midagi endal suuremat luua. Peavad ümbritsema inspireerivad, motiveerivad inimesed, kes sind kogu aeg nagu tõukavad tagant, et sa teed õiget asja. Paraku on meil palju lähedasi inimesi, kes meid üritavad nagu maa peale tagasi tuua, et kuule, et kuhu sa nüüd oma unistustega siin nüüd jõuda tahad, eks ole. Või et need ei ole reaalsed, eks ole. Palju räägitakse, et see või teine asi ei ole reaalne. Kui palju me teame, et on tõestatud vastupidist, et see, mida öeldi, et ei ole reaalne, on täna juba ammu reaalne ja sellega tegutsetakse. Nii et selles suhtes ärge mingid piirangud pange, unistage, visualiseerige ja vajutage pedaalile. Empaatiline olemine või empaatia, seda ei saa õppida, eks ole, selle ma õpin nüüd selgeks, kuidas olla empaatiline, et see on nii DNA-s sees, see on sinu nii sellises olemuses sisse kirjutatud ja eks see elujõud meil ju aastast aastasse kogu aeg väheneb. Muidugi saab praktiseerida tehnikate ja meditatsioonidega sageduse tõstmist ja kõik seda, et mitte sellepärast, et surematuks saada, aga jääda võimalikult terveks ja selge mõistusega ja rikkumata olemusega kuni siis siit lahkumiseni. Aga see lahkumine võiks ju ka olla teadlik suremine, mitte teadmatuses suremine. Palju me näeme tegelikult neid elujõuetuid inimesi, just nagu vanemate inimeste näol, kes manduvad ära ja nad, mis mina enam, et ma olen juba 70 või ma olen juba 80. Sa oled elus siin ja praegu. Siin ei ole vahet, kas sa oled 15, 25 või 85. Sa oled elus ja sul on elujõudu ja sul on siin midagi teha. Kui sul ei oleks siin midagi teha, siin tuleks juba ära võetud. Aga elujõudu võiks kasutada targalt ja väärikalt lõpetada see projekt, kuhu me tulnud oleme ja lahendada ka probleeme läbi õrnuse, mitte läbi teravuse. Et ka õrnalt saab asju öelda nii, et inimene saab aru ja see puudutab tema hinge. Kui me midagi üritame teravalt lahendada, siis see haavab ja see haavab kõige rohkem seda egomeelt ja siis hakkab jälle see trall pihta, kes on süüdi ja õrnusega puudutada inimese hinge ja panna teda teistmoodi mõtlema, et see mõjub palju sügavamalt. Kas või tekib hea idee või hea lause või asi, kellel Facebook on, tahaks õudselt sinna panna kirja selle, sest see on hea tunne jagada mingit inspiratsiooni. Kui me räägime perekonnast, siis tegelikult on see järjestus niimoodi, et kõige tähtsam oled sina, siis tuleb sinu armastatu, sinu abikaasa või elukaaslane, siis tulevad lapsed, siis tulevad vanemad. Kui inimene paneb esmajärguliseks lapsed, siis elukaaslase iseenda, siis ma arvan, et sealt midagi head ei tule. Lapsed on uhkusega rahul olla kolmandad, sellepärast, et nad armastavad oma vanemaid, kui vanemad on terved, mitte katkised. Ja mis tähendab seda, et meil peab olema korduvate mustrite analüüsi võime. Elus tekivad korduvad mustrid ainult sellepärast, et me saaks aru. Kui aru ei saa, saad uue litaka. Ja vahest on isegi niimoodi, et
ma saan aru, et see on märk, ma ikka ei taha tegelikult selle järgi teha. Ma tahaks ikka, mul see teine, see meel koputab, et ma tahaks ikka omamoodi teha, et ma saan aru küll, et see oli märk, et ära tee, aga ma tahaks ikka teha. Ja see kiusatus on nii suur teha omamoodi. Ikka lüüakse jalaga tagant ja loe märki, lõpeta ära. See on ka üks meisterliku eluviisi osa, sa oled teadlik eluvaatleja ja jälgija, mitte lihtsalt elu elaja ja tegutseja, vaid ka eluvaatleja ja jälgija. Sa tegutsed ja vaatled samaaegselt, sest kui sa ainult tegutsed, siis sa lihtsalt jooksed nagu peha ees igasse kohta, kuhu magnetiliselt tõmmatakse. Ütlen kohe ära, et 99% hirmudest, mida te üldse teate hirmude sõna all, on kõik pseudohirmud. Need ei ole olemas. Väga hästi on Will Smith öelnud, et fear is not real, only danger is real. Inimesed ei karda kõrgust tegelikult. Kui inimene ütleb, ma kardan kõrgust, tegelikult ei karda kõrgust. Mis te arvate, mis ta tegelikult kardab? Ta kardab lihtsalt alla kukkuda. Kardab, et midagi läheb nii valesti, ma kukun alla. Vahet ei ole, kus see on, kas see on vaateratta peal, on see lennukis või on see mille iganes peal, lihtsalt puhtalt alla kukkunud hirm. Mis seal kõrguses karta on ilus vaade, ja kõik on nagu okei, eks ole, kui ma olen kõrge mingisuguse pilvelõhkuja peal ja vaatan aknast, ma näen linna, kõik on selles mõttes ju kaunis, mida ma seal kardan, maja kokku. Ja see tuleb ka lapsepõlve hirmudest ja asjadest ja see tuleb mingisugustest suurematest mustritest. Jah, hirm teadlikkuse ees on ka ja et kui mul on praegu on raske, ma saan teadlikuks, see võib ju veel hullem olla. Ja see on sellisest minu maailmavaate, ta on mugavustsoon, eks ole, mul on mingi kindel arusaam, mingi maailmavaade, et kui see nüüd kui nüüd see ka veel ära pühitakse, mul ei ole mitte millegile toetuda. Kõnniks nagu õhu peal. Anthony Robbins on teada tuntud NLP neurolingvistilise programmeerija ekspert, mis ta teeb, ta lihtsalt programmeerib inimese aju niimoodi ümber, et tunni aega, et tal lihtsalt absoluutselt puudub igasugune hirm kõrguse ees, ämblike ees, midagi. On olukordi, kus ei saa ei vaikida ega valetada, mis siis üle jääb tõtt rääkida. Kui me häälestame ennast pidevalt uutele lahendustele, nii hakkab elu kohe pakkuma. Ülemine toetajaskond peab aksepteerima meie valikut, siis nad vaatavad jälle, et siis ei saa jälle aidata ja siis valik on tehtud aga kogu aeg on selles mõttes meie käes on trumbid kogu aeg, midagi pärast me ei kasuta neid. Elukaaslane ei ole minu oma, mina ei ole tema oma. Tema ei saa mind kuidagi omada. Tema ei saa mulle öelda, et tee nüüd seda, tee nüüd toda, tule sealt see kell, mine sinna see aeg ja ole see või too teine. Mina olen isiksus, sina oled isiksus, me lihtsalt lepsime kokku, et me tahame iseenda armastust üksteise jagada. Väga lihtne. Kui see töötab, kui see on harmoonias, siis lööme käed ja hakkame tegutsema. On ta siis mis iganes. Teeme koos äri, teeme koos lapsi, teeme koos kõike, mis peab tegema. Kui ma lähen elektriliseks eluviisiks, ehk siis selle andmise peale üle rohkem, siis me tekitame vaakumi ja meil saab magnetiliselt vastu tulla ja meil ei tekigi seda hirmu puudusteaduses või ilma jäämises. Aga kui me nüüd õudselt tahame rikastuda selle magnetismi ja tõmbamise pealt kogu aeg, et siis me ummistame ennast korralikult magnetiga üle ja tegelikult siis võibki olla oht, et jääme ilma kõigest. Mis see raha on? Raha on materialiseerunud energiavorm. Et selles mõttes raha oma olemuselt on vajalik siin ja normaalne asi, mida rohkem sul raha on, seda rohkem on sul, kui ta materialiseerunud energiavorm, peaks ka rohkem energiat olema. Või rohkem energiat tähendab seda, et sul tekib suurem valiku võimalus elus midagi luua või teha. Kas te ei arva, et väga palju rõõmu toob meie ellu hobidega tegelemine? Mis on hobid? Hobid on need asjad, mis üldjuhul midagi otseselt sisse ei too, aga mida on lihtsalt nii hea ja mõnus teha. Ja siin nüüd see nüanss ka, et ära mitte kunagi arva, et hobidega tegelemine on aja raiskamine isegi siis, kui keegi teine üritab selle seda pähe panna, sest mõne hobist võib saada teise elutöö. Vaata öeldakse, et mis asja sa siin nokitsed ja kritseldad ja teed, et mine tööle või tee midagi asjalikku. Okei, sinu jaoks see võib olla suvaline hobi, aga võib-olla mõne aasta pärast on sellest midagi sellist, mida terve maailm kasutab näiteks.
kõige vingem on muidugi see, kui sa suudad selle enda sissetuleku ja hobi nagu viia ühte kohta ja sinu töö ja sinu hobi on üks ja seesama ja sa naudid ja tunned rõõmu sellest, mis sa teed. Ja kui sa selle andekuse ande või selle jumaliku kingituse, mis sul antud on, kui sa selle viid tööks, siis sellest saab elutöö ja missioon. See füüsiline tegutsemine on päeva lõpuks ikka kõige olulisem, et me võime neid mantraid siin lugeda iseendale või afirmatsioone, aga kui midagi on vaja päriselt ära teha, siis on vaja seda edasi viivat tegutsemist. Küll räägitakse et vaata sisse ja lahenda probleemid seest ja kõik see pool, see on kõik väga õige. Aga me võime endas ära lahendada, aga kui meid ümbritsevad edasi inimesed, kes on vanades mustrites, vanades energiates, vanas maailmavaates, siis sisemise maailmaga tegelemine ei lahenda seda olukorda. Et eneseteadvus tähendab seda, et me õpime iga päev aina nagu paremini iseennast tundma. Sest meil on neid egolisi kihte nii palju peal, et mingi hetk suunatakse meid valele rajale, et see olen nüüd mina, ma pean nüüd seda tegema. Tegelikult sisimas nagu hing karjub appi, et kogu aeg siis leida enda seest see hingesoovid ülesse. Et me võib-olla teadlikult arvame, et me tahame soovitud tulemust, aga alateadus võib tegelikult töötada hoopis nii, et me püüame saada soovimatust eemale ja siis see loob soovimatust. Aga alateadus saab ka negatiivseid mustreid sinus välja tuua nii, et sa seda teadlikult ei märka. Kas või teiste süüdistamine, see on alateadvuses sees, nii kui mingi värk on, kohe hakkan süüdistama. Üldse ei vaeva mõtlema ka, lihtsalt kohe põmm. Litakas kirja ja siis pärast, kas hakkan siis analüüsima või ei hakka. Meisterliku eluviisi üks kõige olulisemaid kvaliteete. Vaimne terviklikkus. Alalhoid tähendab seda, et isegi kui ma olen rikas, jõukas ja edukas, et siis mul ei ole vaja osta poest 30 kilo apelsine. Sest ma ei tarbi nii palju ära. Alalhoid tähendab ka seda, et lõpetada ületarbimine ja see on nagu ka selline jõukate inimeste mingil määral selline viirus, et nad hakkavad nagu üle tarbima. Ei ole vaja 20 autot maja, et piisab võib-olla 2-3, et miks see alalhoiu, see kvaliteet on ka sisse toodud, et see tähendab ka seda, et isegi nendel kõige kõrgematel orgaanilistel rassidel olles siis täisteaduses ja täisteadlikkuses, et nad on alati alalhoidlikud, et nad ei tõsta ennast esile. Et kui me räägime siin anorgaanilistest egregoridest ja energiatest, mis meid ümbritsevad, et seal läheb asi väga selliseks enese uhkustamiseks ja ennast esile tõstvaks. Ehk siis mina olen tähtis ja mina teen ja mina olen tulnud muutma. Ja koostöö on väga oluline, et me teeksime planetaarselt, grupiliselt, et tegelikult see, et te siia täna istuma tulite, on ka koostöö ja ma olen väga tänulik sellele, et te seda tegite. See loob ruumis selle kvaliteedi ja ju oli ka sellel ruumil seda kvaliteeti vaja. Need koosviivimised, ma arvan, need ei ole ka lihtsalt niisama, et me tuleme ja ajame juttu või tuleme ja tuletame meelde seda, mis on iseenesest mõistetav. Et tegelikult see, mis ma ju siin räägin, see on nii iseenesest mõistetav, siin ei ole nagu mitte midagi. Ma ei tea, minu meelest võiks teha 2-3 kooliklassitundi nendel teemadel, mille pärast need ei tehta, seepärast, et need tunduvad nagu nii iseenesest mõistetavad, aga need ei ole ju. Sellepärast me näeme täiskasvanud inimesi, kes tegelikult käituvad nagu lapsed või hullemgi veel ja ei võta vastutust ja ei taha võtta vastutust ja arvavad, et ükskõik mis nad teevad, et see on ebaoluline ja see niikuinii ei sõltu sellest, kui ma ära suren, mitte midagi. Koostöösse meie mõtlev meel, meie autentne meel, siin on vahele muidugi trügib ka egomeel, aga küll me selle egomeele ka ajapikku rahustame maha ja siis see südame poole peal see tunnetus. Nüüd minnes täiesti südamesse,
ja täistunnetusesse ainult, südametšakra on dimensioon 4, et siis sellel on siin maailmas omad ohud. Minna täiesti mentaaltasandile, ainult mõistusesse, omad ohud. Mõlemad pooled on äärmuslikud, siin on ainuke võimalus on kesktee. Tuua süda ja mõistus tasakaalu, et meil on kohti, kus tuleb läheneda väga loogiliselt, puhas loogikat. Sest tunnetuslikult sa seal ei tunneta seda ära, seal on vaja loogikat ja on kohti, kus loogikast ei piisa. Seal ei ole võimalik loogiliselt läheneda, sa pead tunnetama. Näiteks siin ruumis on kõik on täis energiat ja mitte ainult nähtamatut, vaid ka nähtavat. Iga nähtava pildi, geomeetria, märgi või taga on mingi energeetiline signatuur ja kui me teame mingite märkide tähendust, kui me teame mingit mis iganes piltide tähendust, siis me saame juba eristada ja teha vahet, mis on mis. Nii et see on kokkuvõtvalt siis taju. Return now to innocence, purity, and eternal perfection of the core self that I am. I return now in innocent longing to the one core point of eternal love. I release now all worries or fears of the outer worlds. I release now condemnations, angers, pain or sadness. I return now through the window of innocent longing to embrace the truth of my eternal perfection in being, as it lives always within the heart song.